tere, mina olen Karl ja selles videos võtate te kokku oma roboti- ja matemaatikaalased teadmised ühes väljakutses, mida te ise välja mõtlete. Olen ka ise inspiratsiooniks ühe välja mõelnud. Väljakutse seisneb siis roboti treeningprogrammis, mis on talle ette antud 2 faili kaudu. Iga sekund, mis möödub roboti programmi jooksul, on võrdne 1 tunniga ning treeningprogrammis on vaja talle ette anda 5 erinevat harjutust, mida ta nende 24 tunni jooksul ära peaks tegema. Ühes failis on kellaajad, millel harjutusi tuleb teha ning teises failis on harjutuste koodid. Minul on 3 erinevat harjutust tehtud, mida robot peab oskama. Siin on siis roboti programm ning tegelikult on siin lausa 2 programmi. Esimene neist on roboti treeningkava failide sisestamine, kus robot kõigepealt kustutab ära vanad failid ning siis kirjutab failidesse järjest erinevate treeningute ajad ning tüübid. Näiteks siin on öeldud, et kell 6 peab robot tegema treeninguharjutust ID-ga 0. Ja siis näiteks kell 8:56 peab tegema harjutust ID-ga 1 ja siis kell 12 teeb lausa harjutust ID-ga 2. Ning niimoodi see siis läheb ka edasi. Ning programm, mis seda loeb, siin on tegelikult 2 osa. Alumine neist näitab jooksvalt aega, mida ta saab taimeri pealt ning samal ajal näitab ta ka seda, mitmendat harjutust robot praegu hetkel teeb. Ülevalt kirjutame kõigepealt tsükli seest siia muutujasse, mitmenda harjutusega on tegemist, et alumine tsükkel selle kätte saaks. Seejärel me ootame taimeri ooteplokiga, kuni on kätte jõudnud see aeg, mida me parasjagu ootame. Ja siis me loeme teisest failist selle, mis tüüpi harjutusega on tegemist. Näiteks esimene harjutus siin on siis nii-öelda puusaringid, mida robot peab tegema. Siis teine harjutus siin on 4-nurga sõitmine, see on siis nagu staadioni jooks. Ning viimane harjutus siin on siis näiteks väljaasted. Ja kogu see tsükkel kestab siis 5 korda, kuna nii palju harjutusi on tehtud. Nüüd saate ise roboti väljakutse välja mõelda.